Sünnitamine ei mõjutanudki väga mu välimust, aga mõjutasid 2 keisrit, mille tagajärjel siis mu keha drastiliselt muutus ja mis mulle enam ei meeldinud. See vaatepilt, mis ma peeglist nägin hommikuti. Et kõht hakkas kogunema ja seda oli väga keeruline püksi sisse ära peita, et see oli keeruline aeg. Ma kaalusin kõhuplastika protseduuri, sest ma tahtsin enda väljanägemust paremuse poole muuta ja ma tahtsin tunda ennast jälle sellisena, nagu ma olin enne lapsi ja saada tagasi see armastus iseenda vastu. Et mul ei olnud ootusi või soove arstile, et midagi kindlalt peab olema. Et ma olin otsustanud, et ma tahan kõhuplastika operatsiooni ja seda ma saingi. Konsultatsioon kirurgiga läks üllatuslikult, sest ma sain teada, et mul on nii lai diastaas lisaks sellele lõtvunud kõhunahale ja ka nabasong, mis siis saab selle kõhuplastikaga ära likvideerida. Mul hirme ei olnud, kui mõelda näiteks valule või armidele, selle peal ma üldse ei mõelnud. Et minu jaoks oli kõige raskem emotsionaalne side enda nahaga. Et mul oli ka kõhu peal väike sünnimärk ja siis mul oli sellest nii raske loobuda, et see on ikkagi minuga 30 aastat olnud, et kuidas ma nüüd lasen selle ära kaotada. Et see oli raske, aga harjusin ära ja mul esmalt õmmeldi kokku diastaas, mis oli kirurgi 3 sõrme jämedune ja siis peideti ära see nabasong ja lõigati kõhunahk ära. Taastumine läks üllatavalt kergelt, palju kergemini kui keisrilõiked, mis oli minu jaoks üllatus, sest operatsioon on ju oma mahult palju suurem. Aga taastumine läks väga kergelt, sest järgmine päev ma sain juba oma jala peal kõndida. 4 päeva peale operatsiooni ma tõmbasin juba tolmuimejaga kodus tolmu ja 3 nädalat peale operatsiooni pidasin ma maha oma juubeli, kus ei saanud mitte keegi arvatavasti aru, et selja taga on selline mahukas operatsioon olnud. Ma olin leppinud juba sellega, et jääb selline pikk arm, pluss veel nabaarm, sest mul siirdati ka naba teise kohta. Et see, et ta näha jääb ja on selline pikk, see mind ei hirmuta. Et see arm on ikka ilusam kui eelnev vaatepilt, mis oli. Et ajaga arm läheb ju ainult heledamaks ja arm jääb tegelikult ju peitu aluspükste värvli alla. Et see ei muuda midagi. Tulemusega ma olen väga rahul, sest peale operatsiooni ma kaotasin tänaseks 14 kilo. Operatsioonist on möödas natuke rohkem kui aasta ja need kilod kadusid täiesti loomulikult, et ma ise naeran, et mul lõigati stress ära, sest sa ju õpid ennast armastama siis, kui sa näed seda, mida sa armastad, eks. Ja sellega koos kaob ka kõik muu stress. The Health Clinicu kasuks otsustasin ma sellepärast, et kui ma kõhuplastikat kaalusin, siis ma otsisin isiklikke kogemusi ja ma leidsin ühe naisterahva, kes käis ka The Health Clinicus operatsioonil kõhuplastikal. Ning tema kogemus ja see ellusuhtumine, mis tal peale operatsiooni oli, et see mõjutas mind nii, et ma valisingi The Health Clinicu, sest ma olin täiesti kindel, et siit saab professionaalset tööd. Ära rohkem mõtle, tee kohe ära, sellepärast, et iga valu on mööduv ja iga rahasumma on seda asja väärt, sest kui sa ikkagi ärkad üles ja näed ennast peeglist selliselt, et sa ütled, et jah, tere ilus naine, ma armastan sind, et see muudab nii palju sinu elus. Et ma ütlen ausalt, et peale kõhuplastika operatsiooni ma olen palju parem ema, palju parem naine ja elu on palju ilusam. Kui ma varasemalt oleksin täna kuskil tänava peal kõndides
võimalikult palju ennast ära peitnud, et jumala eest keegi mind ei näeks, siis nüüd ma käin uhkusega ringi ümber kleitidega, riietega, et ma olen väga-väga tänulik selle eest, et ma sain selle endaga teha ja olen väga tänulik arstidele, et see on väga ilus töö. Enne operatsiooni ma kandsin suurust 40 ja pulmakleit oli mul 36. Et ma vist sain S-suurust kanda viimati, kui ma olin 15. Aga nüüd, kui ma olen 4 lapse ema, siis see võib tunduda uskumatuna, aga S-suurus on jälle moes.